tahaks vaata trikki. Päris hea! Tahtsime Aleksiga teha viraalset pannkoogi sushit. Ja niimoodi sündis mitte sushi õhtu, vaid sushi päev. Me valisime siis 2 maitset, banaani, maapähkli ja šokolaadiga ehk Snickersi maitseline. Ja teine maitse oli maasika, kohupiima, šokolaadi sushi pannkook. Otsustage ise ära, kui parem on. Me loomulikult ei mõõtnud midagi, vaid lihtsalt vana hea jahu, piisavalt muna, piima, suhkrut ja parabim-parabum. Pannkoogi retsept on igaühel enda varrukast võtta, ma arvan. Seda sa ei tohi muuta, kui sa ütled vanaemale, et sa proovisid TikTokis pannkoogi retsepti, ta saadab su ilmselt ta tuleb taigna-rulliga sukse taha järgmine kord. Mina panin enda pannkoogi vahele vaniljakohupiima, siis ma panin terved maasikad ja peale läks sulatatud tume šokolaad ja natukene kookoshelbeid. Ja kõige tähtsam osa on see, et sa pead selle pannkoogi sushi lõikama täpselt maasikate keskelt pooleks, et siis jääb see läbilõige eriti ilus. Minu pannkoogi vahele läks maapähkli kreem, banaan, natukene maapähkleid, keerasin rulli, väike karamellikaste, väike šoks ja siis kõrvale serveerisime justkui sojakastme jaoks vahtra siirupit. Ja see on kindlasti proovimist väärt. Et see ei olnud isegi üldse nii raske, sa teed tavaliselt. See on nii lihtne. Teed lihtsalt pannkoogid valmis ja selle asemel, et sinna peale midagi panna, keerad lihtsalt pannkoogi rulli ja sul põhimõtteliselt on see juba olemas. Reaalselt. Ja see näeb nii fancy nagu välja. See banaan sobib täiega hästi siia. See on nagu räigelt Snickersi maitsega.